Te olete juba tuttavad meie 2 tänase osalise, Karina ja Marjuga. Nad said just teada, et on saates osalejad. Nad valiti välja enam kui 500 soovija hulgast. Fantastiline. Täna sõidavad nad Pärnu taastusravikeskusesse Sõprus, kus hakkab pihta nende 3-kuuline muutumisprogramm. 411 on teie tuba, samal korrusel üleval elas ka Tarja Halunen. Oli puhkusel siin kunagi. Aitäh! Mina mõtlesin, kus on sampus ja koogid ja aga on puuviljad, vinge. Spa hotell Sõprus. Tere tulemast, olete oodatud Sõpruse pere, armas Marju. Väga tore. Lähme kokku. Edu dieedile. Dieedile. Terviseks. Ilus on küll. Mulle iga päev antakse nii palju puuvilju, et ma olen rahul, ma muud ei tahaks küll. No jah. Äkki antakse midagi rohkemat ka kui ainult puuviljad. Jah, siis kui me siit koju lähme, jah. Siis on juba lilled, roheline, päike paistab. Siis saab rannas käia, saab ilus olla. Ranna hooaeg hakkab, me oleme valmis. Meie oleme valmis. Pärnus puhata küll seekord ei saa. Muutumised hakkavad peale terviseparadiisist. Need, kes tahavad kaalus alla võtta, suunatakse esimesena basseini, kus toimuvad vesijooksutunnid treeneri täpsel juhendamisel. Vesijooks on nüüd meie majas päris uus treeningstiil ja seda on hakatud harrastama alates eelmise aasta sügisest. Pannakse ümber see vesivöö. Vöö tõstab teid ülesse vee piiri peale, jalad põhja ei ulata ja vees tehakse jooksuliigutusi. Töötavad nii käed kui töötavad jalad. Annab väga suure koormuse, on väga hea liigestele ja üldse igatepidi mõnusa enesetunde. Nii, nüüd ma saan ta ilusti sul kinni, aga selleks, et sul vees hea joosta oleks, ma tõmban teda natukene ja kaldal on see natukene ebamugav, aga vees läheb kohe heaks. Kas siin vesi on üle pea või? Ei ole, siinpool vesi on 150. Keha on hästi natukene ette kaldu. Et nüüd hoidke keha püsti asendis, nii et nagu te istute laua taga, selline sirge selg on hästi ja natukene kallutage ettepoole ennast. Sõitke jalgadega ratast, jalad rattaga sõitma, käed tõmbavad konn. Et see, et nüüd käed saavad ka vees töötada, on väga hea takistus, kuna veetakistus on tunduvalt suurem kui maas, siis me kulutame palju rohkem energiat vees liikumiseks. Marju on praegu piisavalt ülekaaluline, ta kaalub 127 kilo ja ma loodan, et kui ta siin terviseparadiisis oma vesitreeninguid jätkab, ta saab oma kaalu korda. On näha, et temas on tahtejõudu ja tahtmist ja et ta on valmis pühenduma sellele, et ennast käsile võtta ja oma kehakaal korda saada. Karina elab Pärnus Marjuga ühes toas. Ühised treeningud ja ühised söögiajad. Grupitugi on garanteeritud ja toit peab olema mitmekesine. Just selline, nagu Sõpruses ongi. See on Porgand, kapsas, kartul ja liha. Kui ikka midagi head sai tehtud, ütleme näiteks liharulli täidise ja juustuga või snitslit täidisega või kotlette. Loomulikult tohib nüüd järgi jätta, eks ju. Äkki keegi veel sööb käest ära, eks ju. Ei, kõik pidi ära sööma. No, eks sellega natuke ikka probleeme tuli ja oli. Eks ta sellepärast siia saatesse ka nagu tahtis. Ja ma olen väga õnnelik, et ta siia sai. Linnud laulavad. Juba, kevad käes. Kevad. Ja ma kuulen. Tere. Fantastiline. Siin on nii ilusad majad, vanaaegsed, mis mulle meeldivad. Siin on lähedal meri. Tuba on ilus. Väljavaade on kena. Ma arvan, et siin on fantastiline. Siis kui me siin ükskord lõpetame, siis me oleme peenikesed, ilusad, lihaselised, täitsa sellised vinged tibid. Marju treener on terviseparadiisis Jaana. Ta saab kohe aru, mis on Marju mure ja kuidas teda aidata. Milliseid kohti sa tahaksid siin jõusaalis treenida? Mis sinu arust eriti tahaksid koormust saada? Kindlasti tahaksid käed, sest need on kohutavad, kõht, jalad
ütleme, et kõik üldiselt keha üldist vormi ja kindlasti siis ka põletada võimalikult palju energiat. Et alustame täna siis stepperilt soojendust. Stepper on siis selline masin, kus need jalakased pannakse siia nende ostmete kohale ja kätega hoiad kinni ja proovid liikuda edasi. Ja, edasi. Praegu see on tagurpidi, aga just edasi. Nagu läheks mäkke. Ja lase ülakeha hästi vabalt kaasa liikumas. Marju treening eelkõige on siis aeroobne liikumine, mis tähendab siis seda, et madalal pulsil 120–130 lööki minutis ja Marju kasutab siis hästi palju sellist kõndi väljas, ujub ja sõidab ratast meil. Ja Marju teeb 2 korda nädalas jõusaali treeningut, aga see jõusaali treening on siis selleks, et tema lihaseid natuke paremasse vormi turgutada ja mida paremas vormis on tema lihased, seda paremini nad rasva põletavad ja Marju kiituseks ma võin öelda seda, et tal on hea taust, kuna ta on teinud elus maatööd ja ta jõuab hästi vaatamata sellele, et ta kannab endaga kaasas seda tohutut rasvakuhja sõna otseses mõttes. Marju on ka hästi motiveeritud ja selline pingutuseks valmis. Kaalus allavõtmine on terve teadus, eriti nii suures mahus, kui see on Marjule planeeritud. Siin on hädavajalik endokrinoloogi nõu. 121,7. Rasvaprotsent on 46,5 ja rasva kilogrammides on sul 56,6. Seda on päris palju, see on peaaegu terve inimese jagu, nii et vähendamiseks on meil materjali küllalt. Ja nüüd ongi selline plaan, et me peame sinule lähenema 2 pidi. Esiteks söögiga ja treeninguga ja teiseks siis tulevad kirurgilised protseduurid. Varem ütleme õigelt oli täielik õgardus, ütleme, et teleka ees või siis kui oli paha tuju või kui mingi asi ei laabunud, siis ikka kas küpsised, kommid, midagi magusad, perele süüa, mida rohkem, seda uhkem ja nii need kilod tulidki. Mulle meeldib ikka, et oleks rohkem. Et kuna praegu on siin pakkuda ka üks selline ravim, mis on retseptiravim, mis aitab isu ohjeldada, siis ma soovitaksin sulle seda. Lisaks siis sellele dieedile ja nende dieedinõuannetele, mille ma annan sulle üsna täpselt. Ma annan sulle retsepti. Aitäh. Ta ütles alati, et ta on paks ja talle ei meeldinud eriti ta välimus. Ka Karinale tuleb elu pöördehetkel abiks doktor Marju Past. Ole ja tõsta käed ülesse. Võtame su vöö ümber mõõdu. Nii, see on 111, seda on palju võitu. Ole kena, istu. Ja siit tuleb sinu rasvaprotsent ja palju sul kehas rasva on. Sinu vanuse kohta naiste rahvale oleks lubatud see protsent kuskil 15, aga paraku on seda sul 30%. See on kindlasti järjekordne hetk, kus tuleb vana elu unustada ja uus elu ette võtta ja minna. Enam ei anna ju tagasi minna. Määrame sulle kindlaks siis söömise režiimi ja seda on kindlasti rohkem kui 1 kord päevas. Kahjuks ma ei ole märganud, et ta oleks kurtnud, et ta ei ole oma välimusega rahul. Kui nüüd me ei saa selle toitumisega hakkama, siis 2 nädala pärast kaalume ja mõõdame sind uuesti ja vaatame, kuidas moodi sul läinud on ja võib-olla vajad sina ka abistamiseks mingisugust tablettravimit juurde. Karina saigi juurde tablettravi, et saada lahti üleliigsetest kilodest, mis kuidagi eriti raskelt ära lähevad. Karina teeb kõik selleks, et muutuda naiselikumaks. Ta käib hoolikalt trennis ja kuulab treeneri iga nõuannet. Eesmärk pühendab abinõu. Ja nagu ma olen aru saanud, siis sinu eesmärgiks on saada siis naiselikumat figuuri ja selliseid harjutusi on täiesti võimalik teha jõusaalis, aga esialgu pakun sulle välja mõned harjutused mati peal, mida saab ka väga kenasti teha koduses õhkkonnas. Ja esimene harjutus on siis selline, et sa oled külli mati peal, näitan ise ette, täiesti külje peal, toetad küünarnukile ja tõstad üles oma keha ja alla tagasi. Proovi. Tõstad välja tulla. Täpselt külje peale. Ja. Nii,
ja keha on hästi sirge. Vaata, et sul ei jää nagu nurka sisse, tagud selle taga. Nii, ja proovi tõsta ennast ülesse. Tõstan, alla tagasi. Kuidas tundub, kas on raske harjutus? Ei ole raske sulle. Väga hea. Karina ise ütles mulle, et tema oleks kohe nõus tegema 24 tundi ööpäevast trenni, oleks ainult tulemust. Super klient treenerile. Ja Karinaga me siis alustasime üsna julgelt. Julgesin talle panna päris tugevaid treeninguid ja kuna Karina on teinud suhteliselt sellist mehelikku trenni enne seda saadet, siis ma pakun talle välja selliseid tantsulisemaid variante näiteks, et ta käib fat-burn aeroobikas, kasutab pilatese treeningut, mis on siis venitusel ja jõuharjutustel ja hingamisel põhinev treening ja ka step aeroobikat. See on tema jaoks täiesti uus maailm, sellise tantsulisem, liikuvam, natuke naiselikum, mida me peame ka tema juures nüüd rohkem esile tooma. Kui Marju eelvoorus käis, jutustas ta pikalt oma puuduvatest hammastest. Mureks on see, et kõigepealt 3 lapsega kadusid enda hooletusest natuke ja lapsed sõid ära minu hambad. Et hambaid ei ole mul. Oma olematuid hambaid oli Marju tihti vaadanud kodus peeglis ja mõelnud, kuidas jõuda selleni, et juba tema naeratusest nakatuksid nii sugulased, tuttavad kui ka kliendid. Ning et Marju lapsed saaks öelda, ema, sul on maailma ilusaim naeratus. Meie saade kingib Marjule tema unistuse. Kas see Helga on? Ei ole. See siin. Oho, see on täitsa lahti. See läheb meil ka mängust välja. Nüüd, kui midagi tunda on, siis võite öelda mulle kohe häält teha. Tähendab, mitte midagi ei tehta sellist, mis ei peaks tegelikult niikuinii tegema. Seda tuleks niikuinii teha, eks ole? Ikka nõus, loomulikult. Patsientil on mitmed juured suus ja põletikulised juured, mis enam taastada ei tasu. Et mõned tuleb eemaldada, aga muidugi on ka ravi siin vaja teha. Üks hammas tõenäoliselt on vaja üles ehitada, sest see on hea proteesi tugihammas meil. Ja siis on vaja proteesid teha suudal. Marjul seisab ees esimene operatsioon. See on rindade ja kõhu plastika. Operatsioon on väga tõsine. Peale tänast ei ole mul enam neid kohutavalt suuri rippuvaid rindu ja seda kohutavat kõhtu, et siis saab minust uus inimene natuke parem, ilusam. Tere! Kuidas me siis oleme elanud? Hästi natuke närviliselt. Kena istu siia siis. Me hakkame siis täna rääkima. Räägime kõigepealt sellest, et mis sind nende välimuse juures segab? Mind segab see, et sellised hästi suured rinnad, mis ei ole ilusad, ripuvad. Raske on leida endale rinnahoidjad sellist ja ütleme, endal on ka paha, kui nad on nii suured. Rinnahoidja on siis? Praegu on F-suurus. Operatsioonitrauma kui selline on parasjagu nii suur, et ühe päevaga sa siit kusagile ei liigu, sa pead mitu päeva haiglas olema. Mõni teine luuoperatsioon ei ole selline, aga sinul on ikkagi rindade vähendamise puhul on juba võib-olla seal paar kilo rasvamassi kaotus, pluss kõhu puhul võib olla ka 2-4 kilo eemaldamist, eks see kõik on organismile niisugune paras üleelamine. See osa sellest rinnast, kui me niimoodi vaatame, siit läheb muidugi üks niisugune joon veel, eks ole, mida ma praegu otseselt välja joonista. Selle osa me tegelikult eemaldame sul rinnast ära, et see rind kujuneb selleks väiksemaks. Tundult, see tuleb mingisuguseks 300-400 milliliitriseks rinnaks, eks ole. Aga ära läheb, küllalt suur osa võivad. Isegi 600-700 milliliitrit läheb ära ja siit samamoodi. Need otsad lähevad pärast kokku, eks ole, ja see nibu osa läheb selle koha peale siia üles. Nii et see on nagu vajalik sulle teada. Nii, siit teeme ka, tähendab see osa peab olema siis. Vaata, see rinnakude on siin sees kõik.
rinnanääre kui selline. Ja see peab kusagilt toitu saama, ehk verd saama. Ja ta saab seda, eks ole, nende väikeste arteritega, mis siit niimoodi kõrvalt ülevalt läheb, altpoolt ei ole siis seda varustust. Ja rinnanibud peavad ka saama kusagilt toitu, need saavad siis põhiliselt sellelt lakilt, millelt võtame siit osa seda nahka pealt ära ja siis nahaalusest kohest tulevad need veresooned, mis annavad rinnanibudele siis seda verevarustust, see on vajalik. Ja kokku lähevad siis B, C ja D, nad lähevad siia alla kokku niimoodi kõik. Edasi on teine asi on siis su kõht. Kõhtu tuleb ka joonistada. Kõhtu joonistame kõigepealt püsti ja pärast istudes. Ja muidugi üks variant on see, et sul on siin rasva küllaltki. Lisaks siin, need tulevad siis hiljem rasvaimuga korrigeerimisele. Põhimõtteliselt me hea meelega muidugi kaugemal ei teeks kui siia maani. Seda. Peaks venitama need jooned siia, mis näitavad neid kohti, mis peavad pärast oma vahele kokku minema, eks. Need on mulle tähtsad. Ütleme, see keskjoon on muidugi äärmiselt tähtis, et siit nagu ei eksiks. Sellised rinnad on sul nüüd nagu viimast korda, et vaata neid siis veel kord ja... Ideaalne see tunne tuleb. Jah. See piirkond tuleb meil deepitiliseerida, see naha osa pealt ära võtta. Siis see osa tuleb eemaldada rinnakoest. Selle tõttu see ring väiksemaks läheb. Ja pärast seda siis, kui see on eemaldatud, siis veel formeeritakse see nibu niimoodi, et ta läheb siia üles välja. Selle kohale. Eks need päevad natuke rasked on olnud, et peale operatsiooni oli paha olla ja oksendasin natuke ja siis õed ja sanitaarid hoolitsesid mu eest ja küsisid kogu aeg, kas on vaja valevaigistit või midagi. Meie osalised jäävad veel mõneks ajaks Pärnusse tervist taastama. Pärast pausi näete, mida võetakse ette Karinaga ja kuidas Marjule tuleb lisaks ühele operatsioonile veel lisaks teine operatsioon. Eelmises osas käis meie muutuja Marju rinna- ja kõhuplastikoperatsioonil. Marju taastub Pärnus ja tunneb ennast hästi. Vabas õhus jalutuskäigud mõjuvad just pärast operatsiooni tervendavad. Kuigi jah, käia saad teistega võrreldes väga aeglaselt. Karina pole seni veel protseduuridel käinud ja seega tunneb ennast väga reipalt. Et Pärnus elu lõpusam oleks, on kutsutud meie osalisi külastama disainer Aarne Niit, kes võtab vaatluse alla osalejate riidekapid. Nonii, Karina, me oleme siis võtnud välja sinu riided kapist ja vaatame, mis meil siis on, et see on kõik, mis meil siin käe alla juhtus. Ütleme niimoodi, see unusta ära, seda ei ole enam olemas, sellepärast, et see ei ole sulle hea kohane, alustuseks ma üldse muudesse ei vaata. Ütleme, see on sinu jaoks liiga mehelik muster, unustage ära triibud, see ei ole teie muster, järgmine. Nii, roosa värvi vastu ei ole mul hetkel midagi, aga see tegumood on ka liiga mehelik. Siin on pikad mansetid, ta võib olla moodne, aga see ei ole teie stiil. Nii, vaatame edasi, mis siin on. Jälle, ütleme, siin on, see bluusid on nagu, niisugused, oma disainilt naiselikumad, aga see ei tähenda midagi tänapäeval, mood on selline, et enamus mehi kannab selliseid bluusid. Need unustame ka ära, teil on vaja midagi romantilisem. Siin niimoodi asi on natukene parem, aga jälle need lemmikud, kraed, need vestid ja kõik see on selline, teil on tarvis natukene naiselikkust, romantikat, natuke rüüsi, natukene õrnemat värvi. See on siin ja siit ma näen, ma ei hakkagi nüüd üldse lahti lappama, et need on teksapüksid, mis tuleks ka ära unustada. Tooge näo juurde midagi naiselikku, tooge naiselikku värvi. Ütleme, see võiks olla mingisugune miks, romantikast ja niisugusest rangest geomeetrilisest joonest, väga sellise ja kindlasti sellised nagu aksessuaarid nagu kontsaga kingad ja ehted ja kindlasti ilusad ehted ja säravad, et teil on vaja sära, glamuuri välimusse tuua. Ütleme, et see lõplik imidž peaks olema tükk maad naiselikum, peaksid olema ka juuksed muudetud ja ka kulmujoon kindlasti.
Pärnus oli ka väga tantsulisi hetki. Eriti vajalikud olid Marjule liikumistunnid Terje Treimaniga, kes andis Marju kõndimisele viimase lihvi. Sul on väga kenasti paigas diafragma, natukene ettepoole, et sa ei kuku nagu selili. Sul on väga ilusti paigas õlavöö ja ainukene, et mis mul nagu vahest on silma jäänud, et sa nagu ei julge kogu keha raskust kanda kontsa peale, et sa lähed nagu tibakene kõvera põlvega. Rekorda, see tuleb kindlasti ka sellest kruusatee asjast, eks, et sa üritad kontsa säästa ja varvaste peal läbida seda. Momendil on meil siin puhas parkett. Pane käed käima. Nii. Karina sai endale esimest korda jalga kõrged kontsad. 4 ja küll tublid tüdruk! Aita. Me ei tohi käelihast liiga suureks ajada, see ei ole naiselik. Senise elu sa oled nagu veetnud järgides sellist poissnaise filosoofiat. Mille poolest see sind paremaks teeb kui mind? Ma ei ole väga poisilik. Ei teegi paremaks, lihtsalt mul nii mugavam on. Kui meil oleks nüüd tõsine daamide kool, siis tuleks rääkida kõige pikema sõrme keskmise padjakese juures on pöidla ots. Teised sõrmed panen pead kokku, et käsi ei näeks välja labidas ega kahvel. Aga samas ei tohi rusikasse suruda, sest see teeb visuaalselt kohe käe lühemaks, jämedamaks, torskamaks. Pole vaja, sõrmed las olla pikad, aga samas ei hoia natukene koos. Liigutan. Vaata, kas ma liigutan. Nii. Jah, et ei pea niipidi liigutama. Käed liiguvad täitsa edukalt niipidi ka. Kuna sa nüüd natukene tunned ennast ebamugavalt selle tasakaalu küsimuses, siis sa kipud nina maha panema. Ära pane. Astu rahulikult üle kanna, võta sulle sobiv tempo, vaata silmade kõrgusele, see on umbes see, kus see kardinarosett on. Ja tee mulle üks ilus. Ja kui liigutad käsi, kui lõdvestad ennast, siis suht sirge küünarnukiga edasi tagasi. Mine. Marju juba teadis, et kohe-kohe tuleb Aarne Niika tema riidekappi puistama. Ta oli sealt juba enda jaoks vastuvõtmatud riideesemed ära pannud, kuid Aarne leidis ikka veel üht-teist ära visata. No nii, vaatame siis, mis meil siin eelmises elus me oleme kandnud. Hakkame uurima. Siin on midagi rohelist. No ütleme niimoodi, et iseenesest roheline värv on väga tore värv ja teie praeguse juukse värviga ta isegi nagu sobiks. Aga muidugi eks need asjad tunduvad praegu väga nagu suured. Iseenesest see ei ole, ütleme, värvivalikust antud juhul teile nagu, ütleme, ka kõige halvem, ütleme niimoodi, et siia ma lisaks mingit lisavärvi juurde võib-olla, ütleme niimoodi. Aga ma selle panen praegust ikkagi kõrvale, et meile igal juhul ei sobi. Iseenesest see lahendus, ütleme, arvestades teie nagu eripärasid, see ei ole nagu paha, aga muidugi mina vaidlustaks selle materjali valiku, et ma ei kasutaks kindlasti niisuguseid suure mustrilisi, lillelisi, väga niisuguseid pilku püüdvaid, niisuguseid kirjusid asju, et ütleme, et selle paneks siis kollinurka siis on ju, teeme niimoodi, aga disaini poolest pole paha. Selge. Nii, vaatame, mis siin on. No siin on jah, et tundub, et teil on jah, te armastate väga nagu ütleme lilli, ütleme, et siin on nagu see valik parem, kuna see lill on suurem, ütleme nagu öeldakse, et suur naine, suured asjad, kõik asjad peavad olema teil perfektselt suured, ehted peavad olema suured, mustrid peavad olema suured või siis üldse ilma mustrita ja disain peab olema väga konkreetne. Nii et, aga ma piilun siia alla, mis siit välja meil tuleb. Niimoodi. Nii, jätame selle lillelise asja praegu kõrval, iseenesest mustri poolest pole paha. Must värv, muidugi must värv on selline siukene petmisvärv ja ütleme laisa inimese värv ka, kes ei viitsi, aga ma arvan, et jah, need asjad on lihtsalt liiga suured, lihtsalt see on suurus, mida meil ei ole tarvis. Mina teile uueks eluks annaks sellised näpunäited, et ma ei tea veel, milline hakkab teie, ütleme, selline visuaalne imidž välja nägema, aga ütleme, sellise juuksevärvi ja sellise nahatonaalsuse puhus teile muidugi sobivad kõige paremini, ütleme, ikkagi teatud niisugused rohekad toonid, nagu ma ütlesin, konkreetne disain ja muidugi te peaksite kandma kindlasti kontsasid. Kontsad meeldivad mulle. Ja ütleme niimoodi, et siit ja rahulikult ikkagi poole riietest võib rahulikult jätta kõrvale ja neid mitte kunagi enam isegi vaadata.
muretu Pärnu elu saab läbi ja muutujaid ootab ees elu Tallinna vanalinna ühiskorteris, kus koos lõbusam ja üksteise toetus suurem. Ühiskorteris elamine nõuab osalejatelt teistega arvestamist ja kõik ei lähe alati väga ladusalt, vaid ikka tekib teravaid nurki. Meie osalised said kõikidest probleemidest jagu. Erootika massaaž. Karina peab minema esimesele läbivaatusele hambaarsti juurde. No valgendada võib. Sambaniiti ka kasutada, ei kasuta. Et see on nagu ainukene koht, mille peab siin noriseda. Patsiendi puhul teeb rõõmu, noor inimene, näete, naeratab, kena naeratus, sambad on kõik kenad ilust. Sipakene puhastamine on ikka alati kõikidel inimestel, natukene oleks vaja sellist käest kinni hoidmist ja õpetamist ja näitamist, kuidas seda teha. Tagumiste hammaste juures sipakene on näha ees, siin on hambavahedes natukene on kattu, et on põhjustanud sellist kerget igeme põletikku esihammast rahas. Aga sellest saab jagu, see hambaluumis, hambakaela juures on, seda võib natukene muuta natukene valgemaks, aga see ei ole nüüd nii tohutu suur see muutus ei saa olema. Marju pole veel esimesest operatsioonist päriselt toibunud, kui teda võtab vastu doktor Margus Luht. Et panna paika see, mida ta ninaga tegema hakatakse. See on üks osa Marju põhjalikust muutumisest. On paremaid päevi olnud? On. Valgus on ikka. Hoian tool natuke kinni. Aitäh. Ta on lai, eks ju. Ja siuke ei ole nagu proportsioonis, ma ei tea. Mulle ta ei ole kunagi meeldinud see nina. Ma julgen öelda niimoodi, et see nina tipp tõesti võib-olla vajab natuke korrigeerimist, aga kindlasti võiks see nina olla kardinaalselt väiksem, sest nina peab tasakaalustama profiili ja antud nina selle profiili jaoks ei ole mitte sugugi suur, pigem väikse võitu. Ja ma nüüd natuke püüdsin siin skitseerida seda, et pisut võiks ninatipp roteeruda veidi üles. Kindlasti ei tohiks see nina profiilis madalamaks muutuda ja eesmärk oleks nina tippu muuta graatsilisemaks. Siin on niisugused võlvid, et me natukene muudame seda nina tippu graatsilisemaks nende võlvide arvel. Alternatiiv teha lahtine ninatipu operatsioon, mis kestaks tunde, antud juhul ei omaks head kannatuse kergenduse suhet, saada pikk narkoos ja kus, ühesõnaga ma püüan välja mõelda maksimaalselt kasumliku tegevuse, et me minimaalsete muutustega saavutaksime maksimaalselt esteetilist efekti. Et isegi kui veidike varjutada, tundub see ninatipp juba teravam. Siis samas on näha, et see kolumellaks nimetatud piirkond pisut ripub. Eriti võib-olla mitte niivõrd piltide peal kui natuuris ja otsevaates, et võib-olla me mingil määral toimetame selle kolumella kallal ka, aga ma isegi julgen öelda, et siin ma jätaks endale operatsiooniaegse loomingulise vabaduse. Karinale määratud hammaste valgendamine pole üldse nii hull protseduur, kui alguses arvata võib. Muidu on sul siin värvitoon on A3, aga siin on põhimõtteliselt A2, et selline suur värvitoon on. Proovime siia nad saada päris heledaks, kindlalt A1 tuleb siit värvitoon teil. Vahepeal on tulnud kevad koos jänkude ja munade värvimisega. Marju sõidab koju Võrumaale, et näha oma peret ja lapsi, keda ta pole üle kuu aega. Kellel rohkem võim on peres, palju protsente. No Marju ütles, et mul on 70, sul on 30. Ma ütlesin, okei, mine siis too puid ja kõik lõhu neid. Nii ei lähe, mõtlesin, siis teeme 50-50, niimoodi 50-50. Tegelikult olen õppinud, et naiste käes on tegelikult võim, aga seda tuleb serveerida niimoodi, et võim on nagu meeste käes. Et las ta arvab, et tema käes on võim. Teeme nii, et ma ei ole kuulnud seda. Jah, teemegi nii, et sina seda ei kuulnud. Näiteks, kui ma saan palka, ma annan kõik oma kallikesele, kõik palga ära.
ma tean sellepärast, et kui mul on vaja raha, siis ma küsin tema käest ja ta annab. Mis mehele on vaja? Peale tööd süüa kõhu täis, teed pai naisele kalli ja lähed magama. Kariina on valmis oma suureks ettevõtmiseks, rasvaimuoperatsiooniks. Seda teeb doktor Ants Viikler. Läheb hästi, on sul väike närv ka sees või? Mida sa kardad? Ei tea, narkoosi. Narkoosi kardad? Narkoosiarst sinuga räägib veel ka. Rasvaimu ei ole kehakaalu kaotamiseks mõeldud, sellepärast et rasv iseenesest on kerge, aga ta on mahuliselt, ta muudab keha kuju. Nende punktide kaudu viime me vedelikku sinna rasvapiirkonda sisse, eks ole, siis see vedelik mingi aja seal toimib nendele rasvarakkudele ja siis toimub mehaaniline purustamine, välja imemine, välja luristamine. Ja sellega me saavutame siis niisuguse asja, et kogu see rasva hulk, mis seal on, rasvarakkude hulk väheneb ja sinna ta enam ei taastu. Küll aga on oht selline, et kui sul järsku tekib vajadus või tahtmine hirmsasti sööma hakata, et kusagil kõrval hakkavad rasvarakud vohama. Ja mis puudutab valu, siis üldiselt rasvaimu patsiendid operatsiooni järgselt nagu valu eriti ei kaeba. Muidugi ebameeldiv tunne on, eks, et kõike nagu teha ei saa, liigutades kusagilt torgib ja ebameeldiv, sihukest asja muidugi on. Sellega tuleb arvestada ja valuvaigistid on ju tegelikult olemas, need me sulle kirjutame ja neid mõistlikult kasutades ei tohiks ka kõrvaltoimeid olla. Seda, kuidas Kariina rasvaimuoperatsioon toimub, näete juba järgmises saates. Saame ka teada, kuidas kaavad Marju ikka veel üleliigse 20 kilo ja kuidas Kariina naiselikkus hakkab pikkamööda vormima. Muidugi avame peegli, kus meie osalised täies ilus naudivad oma uut mina. Kohtume järgmisel teisipäeval.